Takapikud on tööhoos, see tähendab seda, et me pakime ära koos vabatahtlike abiga 339 pluss 17 kingitust. See 17 on meil lihtsalt lisanimekiri ja juba pea ei võta, et palju on 339 pluss 17. See on need Saabuv Valgus Võrumaa laste kingisoovide arv. Ja on esindatud absoluutselt kõik Võrumaa vallad, ehk siis 13 omavalitsust. Enne mardipäeva kirjutasin kõigile sotsiaaltöötajatele kirja, kus palusin anda meile selliste perede kontaktandmed, kus näiteks on majanduslikud raskused või nad elavad vaesuspiiril, vanemad on töötud või on lihtsalt paljulapseline pere või mingil põhjuses ilma. Meil oli ainult üks tingimus, et me ei dubleeriks teiste kampaaniatega. Ehk meie nende 339 pluss 17 laste seas ei ole neid lapsi, kes saavad näiteks Maxima jõulupuult kingitusi või siis kuskilt mingid suuremad organisatsioonid. Et need on nüüd need lapsed puhtalt, kes siis peaksid saama minu andmetel ühe korraliku kingituse. Ja kõik omavalitsused esindatud, igast vallast on vähemalt üle 10 lapse. Et suuremad on muidugi Võru linn, Antsla vald, suuremad vallad Võru vallast ka on päris palju. Ja oleme jõudnud otsapidi ka Põlvamaa lastele, et mõningad pakid lähevad Mikita valda ja Põlva valda. Et sel aastal me kahjuks ei suutnud võtta nii suurt mahtu endale, et me oleks terve sama kirja saatnud ka Põlvamaa sotsiaaltöötajatele. Aga kui meil see aasta edukas on, siis me võib-olla mõtleme, et me teeme seda järgmisel aastal. Alguses me planeerisime teha 100 kingitust. Aga siis hakkasid, sest esialgu meil kõik omavalitsused ei teatanud oma nimekirju. Ja näiteks tõesti viimane sotsiaaltöötajate nimekiri saabus alles reedel, eelmisel reedel, see on siis 11. detsembril, kuigi me palusime neid nimekirju 10. novembriks. Et ju siis oli meie kirjakene kuhugile jäänud unarusse, aga kuna see kampaania levis päris kulutulena ja nii edukalt, siis loomulikult märkasid ka need, kellele oli see alguses suunatud. Kahjuks me selle kampaaniaga kaugemale ei jõudnudki kui Facebooki, sest need laste soovid täitusid tõesti, et esimese nädalaga meil oli praktiliselt 300 lapsele kingitus olemas. Ja kes siis need kingitegijad on? Kõige kaugem pakk tuli meile Šveitsist, on pakk tulnud Soomest. Esimene postipakk saabus Kuressaarest. Et see on tegelikult, iga kord meil tuleb heldima soov peale, et inimesed on teinud erilisi kingitusi, inimesed on näinud vaeva ja tõesti osade laste, mõni üksik laps võib-olla, aga enamus laste soovid on täidetud sõna-sõnalt. Kuidas me saime need laste soovid teada? Meie Terjega siit Saabuv Valgusest helistasime kõigile nendele kontaktidele isiklikult, küsisime vanemate käest, mis nende lapsi huvitab, millest nende lasted unistavad ja kirjutasime selle üles, sest unistada võib ja unistama peabki julgelt. Ja nii on meie pakkide seas telefonid, puldiga autod, on täiesti uued teksapüksid, on talvesaapad ja mis teeb nagu sellise meele eriti härdaks on see, et lisaks laste sellele soovile oli lisatud veel väikseid selliseid üllatusi. Võib-olla ma toon näiteks, et üks laps soovis talvesaapaid ja ta ütles, et kui talvesaapaid ei saa, siis talle piisab väikesest Lego mehikesest. Aga tema pakis on uued talvesaapad, üks Lego komplekt, komme ja ka see väike Lego mehike. Ja täpselt nii, nagu inimesed meile need pakid toovad, täpselt nii me paneme selle lapsele, et inimesed teadsid ainult lapse sugu ja vanust. Meie ei levita infot, kus need lapsed elavad ja me ei nimeta ka nende nimesid. Et see tähendab seda, et see on ka väikene loterii, et ka heategija ei tea, kuhu tema pakk tegelikult läheb, aga see on meie garantii, et see läheb selle lapseni, kelle meie oleme sinna numbri alla kirjutanud. Isa niimoodi kirjutada. Et ma tänan kõiki annetajaid ja see on lihtsalt jõuluime.